Mu närvid on täna pumpras. Täiesti. Jää minu juurde. Räägi minuga. Miks sa ei räägi kunagi? Räägi. Mida sa praegu mõtled? Mida sa mõtled? Mida? Ma ei tea kunagi, mida sa mõtled. Mõtle. Mõtlen, et oleme rottide rajal, kuhu surnud kaadlasid oma luud. Mis hääl see on? Tuul ukse all. Mis hääl see nüüd on? Mida see tuul teeb? Ei midagi. Ikka ei midagi. Kas sa ei tea midagi? Ei näe midagi. Kas sa ei mäleta midagi? Mäletan, tema silmad on nüüd pärlid. Oled sa elus või? Kas su peas pole midagi? Vaid seisakest peale ei rahtime. See on nii elegantne. Nii intelligentne. Mis ma nüüd peale hakkan? Mida ma teen? Jooksen välja, nagu ma olen ja kõnnin tänaval juuksed lahtid niisama. Mida me teeme homme? Mida me üldse teeme? Kuum vesi kell 10. Ja kui sa, siis kinnine auto kell 4 just. Ja me teeme ühe maleparti muljudes laudluid silmi ja oodates koputust. Kui Livi meeste mopiti, siis ma ütlesin talle, ilma keerutamata, ütlesin talle otse. Kiirustage, me paneme kinni. Albert tuleb nüüd koju. Tee ennast väheke kenamaks. Ta küsib kohe, mis sa tegid selle rahaga, mis ta sulle andis. Et saan talle hambad muretseks. Ma olin ju ise juures. Tõmba nad kõik suust välja, lill, ja osta üks ilus komplekt. Nõnda ta ütles ausõna. Ma ei või sind enam kauem vaadata. Ja mina ka mitte ütlesin. Ja mõtle vaese Alberti peale, ta oli 4 aastat sõjas, ta tahab head olemist. Kui sina talle seda ei paku, siis leidub teisi, kes pakuvad. Oh, kas tõesti? Ütleb tema. Justament, ütlen mina. Siis ma tean, keda tänada. Ütleb tema ja vaatab otse mu silma sisse. Kiirustage, palun, me paneme kinni. Kui see jutt sulle ei meeldi, siis eks sa ise tea. Küll teised oskavad otsustada, kui sina ei oska. Aga kui Albert jalgamised, siis tead, et sulle sai öelda. Ma ütlesin, häbi peaks sul olema nii vana välja näha. Ise on alles 31. Mis ma teha saan? Ütleb tema hapu nägu ees. See on neist pildidest, mis ma võtsin, et sellest lahti saada. 5 tükki ta juba on ja väike George viis ta peaaegu hauda. Apteeker ütles, et see pole ohtlik, kuid mu olemine on ikka imelik. Oled ikka üks paras loll, ütlesin. Kui Albert sind sinna paika jäta, siis läheb samas vaimus edasi. Mis pärast sa mehele läksid, kui sa lapsi ei taha? Kiirustage, palun, me paneme kinni. Oh, see pühapäev, kui Albert koju jõudis. Oli neil värsket suitsusink ja mindki kutsuti lõunale, et saaksin kah maigu suhu. Kiirustage, palun, me paneme kinni. Kiirustage, palun, me paneme kinni! Äätööd, pill, äätööd, lui, äätööd, meni, äätööd, ta-ta, head ööd, leedid, head ööd, sunnid leedid, häätööd, ta-ta, häätööd. Aasta eest kinkisid sa mulle hüatsinte esimest korda. Mind hüüti hüatsindi piigaks. Kuid kui tulime välja õhtul hiljem hüatsindi aiast, su käed täises juuksed märjad. Ei saanud ma sõna suust ja mu silmad vedasid all. Ma ei olnud ei elus ega surnud ega teadnud midagi. Vaadates valguse südamesse, vaikus. Öötund leed, tas meer.
kaart, uppunud foiniik ja madrus. Tema silmad olid pärl. Vaadake. Siin on Belladonna, Kalju teema, seisukorda teema. Siin on 3 sauamees ja siin on ratas ja siin 1 silmaga kaupumees. Ja see kaart, mis on tühi, on miski, mida ta seljast tassin ja mida minul keelatud näha. Ma ei leia pooduvat. Kartke veesurma. Ma näen rahvast ringlemas murdu mingis sõõris. Tänan teid. Kui näete armsat proua Equitonet, öelge talle, et on horoskoobi ise ära. Tänapäeval peab olema väga ettevaatlik. Mis juured kampuvad, mis oksad võrsuvad siin selles kiviprügis. Inimlapsust pole vastajat või mõistatajat, sest sa tead ainult seda kujundite rusu virna, mida peksab päike. Ja surnud puu ei anna varju, rohutirts ei lohtu, kuiv kivi ei vee hää. Ainult selle punase kalju külje all on varju. Tule selle punase kalju varju ja ma näitan sulle hoopis midagi muud kui sinu vari, mis hommikul sammub su kannul või tõuseb õhtu eel sind tervitama. Ma näitan sulle hirmu peotäies tolmus. Mina, Teireises, ehkki pime, põksuv 2 elu vahel. Võin näha violetsel tunnil, õhtutunnil, mis püüdleb kodu poole ja kannab seikleja mereteelt koju. Masina kirjutajanna tee ajaks koju. Koristab ta hommikused nõud. Paneb tulekoldesse, konservroad lauale. Mina, Teireises, vana mees, närtsin naise nisadega. Riskantselt üle akna ava laotub päikse viimseis kiiris ta kuivav kombinee. Sukke, jakke, tuhleid ja korsette on laotud virna diivanile. Öösel ta voodi on see. Mina, Teireises, vana mees, närtsin nisadega. Tajusin seda pilti ja ennustasin, mis sees. Ootasin minagi loodetud võõrast. Mees. Noor ja vinnikas saabuski. Väikese kinnisvara agendi abi, mees madalast. Näol nii jultunud ilme nagu kannab seda nii veendunult, nagu oma siit kaabud mõni Bradfordi miljonär. Ta usub, et nüüd just on soodushetk. Söög söödud, tüdruk tülpinud, väsinud värki. Ja tõrjumata jääbki luure ehk küll ka mingist kirest pole märki. Hoog sees, nõud klaar,
käed oma tuntud teel ei kohtada vastuseisu. Aga vastust ei vajagi üks endas kindel meel, mis tänuks peab ükskõikselt minna lastust. Higistel, Vaiksetel, kivistes, karjeid, kõu, elavaid, surnud, vähestes. siin ei ole vett, vaid ainult kalju. Kalju, kuid üldsegi mitte vett ja liivane rada, Rada, mis keerleb kõrgel mägede vahel. mis on ilma veeta kaljumäed. Kui oleks vett, me võiksime peatuda ja juua. Kaljude keskel ei saa peatuda ega mõelda. Higi on kuiv, jalad liivas. Kui oleks ainult vett kaljude keskel, Surnud mägi, labu hammastes suu, mis ei saa sülitada. siin ei saa ei seista, ei istuda ega külitada. Kui oleks vee häälgi ainult, mitte tsikaadi ja kuiva rohu laul, vaid vee hääl üle kalju, kus erak rästas laulab männikuis. Siin, 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 Kuid vett ei ole. Kes on see kolmas, kes ikka käib sinu kõrval? Kui loen kokku, saan ainult sinu ja minu. Kuid kui vaatan ette valgele rajale, on seal ikka keegi veel, kes käib su kõrval liuglevalt, pruuni peakotiga hõlsti mähitult. Ma ei tea, kas mees või naine. Kuid kes see on, kes käib teisel pool su kõrval? Oma pikad juuksed sirgu ja viiuldas noil mustil keelil sosinaid. Nahkhiiri lapse näolisi, sest virgus lendlevaid vilinaid ja ronivaid. Alaspäi alla mustun seina mööda ja õhus rippus torne alaspäi. Et hinge kella lüües tunde mõõta ja hääli laulvaid kaevudes, mis sammu kuivaks jäi. Mu närvid on täna puntras. Täiesti. Jää minu juurde. Räägi minuga. Miks sa ei räägi kunagi? Räägi. Mida sa praegu mõtled? Mida sa mõtled? Mida? Ma ei tea kunagi, mida sa mõtled. Mõtle. Mõtlen, et oleme rottide rajal, kuhu surnud kaotasid oma luud. Mis hääl see on? Tuul ukse all. Mis hääl see nüüd on? Mida see tuul teeb? Ei midagi. Ikka ei midagi. Kas sa ei tea midagi? Ei näe midagi? Kas sa ei mäleta midagi? Mäletan. Tema silmad on nüüd pärlid. Oled sa elus või ei? Kas su peas pole midagi? Vaid see Shakespeare'i rääktal. See on nii elegantne, nii intelligentne. Mis ma nüüd peale hakkan? Mida ma teen? Jooksen välja, nagu ma olen ja kõnnin tänaval. Juuksed lahti, niisama. Mida me homme teeme? Mida me üldse teeme? Kuum vesi kell 10. Ja kui sajab, siis kinnine auto kell 4. Just.
ja me teeme ühe malepartii, muljudes lautuid silmi ja oodates koputust. Tata. Andke. Ainsa loovutushetke kohutab julgus, mida ajatäis arukust ei suuda tagasi võtta. Selle ja ainult selle kaudu me oleme olemas olnud, mida ei leita järele hüüetest meile. Tajad vamm. Olge kaastundlikud. Ma olen kuulnud võtit pöördumas lukus korra ja ainult ühe korra. Me mõtleme võtmest, igaüks omas vanglas, mõtlemas võtmest ja kõvendamas vanglat. Tamjata. Ohjeldage end. Paat vastas rõõmsalt käele, purjesid jaare tundvale. Meri oli rahulik. Su süda oleks võtnud kutse rõõmsalt vastu ja oma löögid kuuletanud suunavaile kätele. Ja nüüd palun teid selle hea jõu nimel, mis juhib teid trepil kõrgeimale astmele. Meenutage aja tulles minu valu. Andke. Olge kaastundlikud. Ohjeldage end. Shante, shante, shante. Rahu.